be us. We beat struggle. We step later. We finish strong. From the top. 1, 2, 3. KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi Ülar ja minuga on siin täna meie enda ameeriklane. Tere tulemast, Peterson. Tervist. Kolmandat korda juba siin stuudios. Kolmas kord. Ja ma ei usu, et see jääb ka viimaseks. Just saying, on ju. Laudame. Me just rääkisime ka enne lindistamist, et Petersoni episood on mis kõige populaarsem siiamaani olnud, nii et see nagu inimestel huvitab, mis seal suure mandri taga toimub, sest et olgem ausad, ega suurem osad ei teagi, mismoodi see kolledž välja näeb ja värki, et siis see on kõik huvitav, ja siis täna jätkame seda, kus me eelmine kord pooleli jäime, siis septembrikuus tegime, mis oli siis vahetult enne esimest kolledži hooaega FBS-is, on ju, kõige kõrgemas kolledži divisionis, aga muidu enne seda kõik näpud jalad korras, põlved korras, pea korras, kõik hästi või? Kuule, ma olen suht üllatanud praegu, jah. Väga terve, eks ma oleme hoolitsenud ka enda keha eest nüüd. Ma arvan, et mul ongi praegu see kevad on mul kõige suurem uuendus siis nii-öelda enda puhul on olnud, on see, kui hullult ma enda keha eest hoolitsen. Et ma tavaliselt olen juba mingi vähemalt 1,5 tundi enne trenni olen kohal, venitan iga päev mitu korda, teen kõiki neid harjutusi, ehk siis keha on praegu väga korras, näpud on muidugi vigased, aga see on nii selline suvaline. That comes with the position, vaat. Yeah, exactly. aga no fuck it, ma küsin ka, kuidas sul see toitumine on, kas nad annavad sulle, kui sa tahad, kas nad annavad sulle schedule'i ette ja vitamiinid ja siuksed asjad, kas siukseid asju ka antakse või see on, mida sa pead ise vaatama? Meil on põhilised vitamiinid on meil kohe põhimõtteliselt siis, kui me jõusaalis iga päev peale trenni peame ennast nii-öelda välja kaaluma, siis antakse meile mingid vitamiinid ja annavad meile neid neid pulberjooke ja asju. Ja elektrolüüd kõik asjad on ju. Ja toitumise on ka niimoodi, et just sellest aastast nüüd on hästi, eelmine aasta meil oli me käisime üleüldises sellises dining hallis, mis on siis teistele tudengitele ka, kus sa saad süüa nii palju kui tahad. Aga nüüd sellest aastast avati siin kooli odus eraldi atleetidele, eraldi dining hall. Ja toidu kvaliteet on kindlasti seal palju parem, siis niimoodi oligi, et kui selles eelmises dining hallis olid rohkem sellised ameerikapärased toidud ja vahepeal oligi ja pizza, wingid, fries on ju algul oli ülinäist, eriti kui ma sellest enda junior college'ist tulin ja vaatasin, et burgerid, pizza, hot dogid, särgid, aga eriti kui sa trenniga teed ja palavad päevad on, siis kaua sa neid burgerid ja asju jaksad süüa, vaata. Siis nüüd meil tehti see dining hall lahti ja seal on toidu kvaliteet on väga hea, sest see on kuidagi teistele atleetidele ka, aga minu siis nii-öelda see athletic health director of athletics, kes siis on põhimõtteliselt jalgpalli jõusaali pealik nii-öelda, tema reguleerib seda toidukava seal, ehk siis see on põhimõtteliselt täpselt jalgpallile programmeeritud nii-öelda. Ehk siis te olete, kõik me teame, et kui sa vaatad koolide nende aasta seda eelarvet või palju nad kaotasid raha ja palju nad keinosid raha, football pika puuga esimene, ainuke asi, mis raha sisse toob üldjuhul koolile, et see makes sense vaata ja teid kõige rohkem ka seal on ju, aga muidu Virginia on ju, olete odu on Virginias, kohe ju Atlandi ääres põhimõtteliselt. Jaa, ma olen täiesti mingi 20 minutit ookeanist. Kuidas ilm oli, kuidas talv oli seal? Võrdes Eesti korraliku suusailmaga, Siin läks ka ikkagi jahedaks, aga ilmselgelt Eesti käis mitte, ma arvan, ühtegi riiki peaaegu võrrelda. Lund tuli või? Üks päev. Okay. Üks päev, ja see oligi ülinaljakas, üks päev sadas meil lumi maha ja see oli täiesti üle terve riigiline katastroof. Meil oli mingi võib-olla sent 1,5 oli lund, meil pandi kool 2 päevaks kinni, trenn canceldati ära, mitte mingit liiklust ei olnud, öeldi, et püsige kodudes. Täiesti uskumatu. Mul oli niimoodi naljakas, et oligi mingi õhtukell 7 tuli lumi maha ja tavaliselt see on ülisuke tihe aeg. Niimoodi, et kui ma ka enda põhimõtteliselt koolis koju sõitsin, on sellised tihedad teed, kus on liiklust palju. Tänavad olid täiesti tühjad. Põhimõtteliselt mitte ükski inimene ei julgenud isegi tänava peale liiklema minna, et see on täiesti naljakas. New Jersey on sama, ta on natuke kõrgemal, aga suht sama ilm, sama asi, kui meil tuli lumi maa, tavaliselt 5 mintsa koju sõita, aga inimesed ei oska sõita, 0,5 tundi sõitsin koju, esimese lumega,
see on naljakas vaata, aga noh, see, kui sa, eestlased, me oleme harjunud sellega, vaata, me arvestame sellega, et selles suhtes see on okei. Suveti on soojem, seal on mingi 40 kraadi tuleb ära ju suveti. ja meil praegu on juba väga nice, nagu eelmine laupäev meil oli näiteks, meil oli esimene Spring Balli scrimmage ja me läksime peale seda, läksime põhimõtteliselt poole tiimiga, läksime randa. Meil on meil oli siin mingi 1,5 nädalat tagasi juba 30 kraadi. Kas Myrtle Beach on sul lähedal seal kuskil ju? Myrtle Beach, kas see on see? On Carolinas, see on vist Carolinas tegelikult. See on jah, see on üks famous Coastal Carolina. Myrtle Beach on minu arust Coastal Carolinas, nad ka rekruutisid mind, aga ma seal ei ole käinud. Aga meil on siin Virginia Beach'id ja meil on siin nii palju randasid erinevaid, kuhu saab minna. Atlandis on mingi huvitav ujuda nende kõrde hoogustega värkeid ja see teine asi. Pigem on. Vesi oli natukene külm, aga rannas on hea saa juba. Saab päevitada. Jop, soolane ka kurat, see oli päris ise kui saarlane värk, see Balti merega harjunud ja siis lähed sinna kõrda ookeanisse, siis hoopis teine asi. Pigem jah. Aga davai, eelmine kord siis võtame kiirelt kokku, sellest on juba 1,5 aastat mööda tegelikult, on mis ta on. Kuidas sul endal nagu, eelmine hooaeg siis, esimene hooaeg läks, kuidas sul endal, võrreldes eriti arvestades seda, mis ootused enne olid ja mis tegelikult juhtus ja kuidas sa selle kokku võtaksid? Väga kogemusterohke oli ikka ja eks ilmselgelt ei läinud täiesti nii, nagu ma esialgselt planeerisin ja mida esialgselt räägiti, aga ma lihtsalt sain aru, et ma pean lihtsalt kontrollima neid asju, mida ma saan kontrollida ja teha nii palju, kui mul endal teha annab. Et ma käisin absoluutselt kõikidel mängudel kaasas, olin travel tiimis ja mis on siis top 75 on ju? Top 56. 56, okei. 56 ja meil isegi vahepeal niimoodi oligi umbes mingi 20 kaitsemängijad oli tavaliselt paar tükki rohkem, sest nad mängivad natuke rohkem special teamsi osades kohtades. Okay. Nii et jah, mingi siuke top 50 umbes ja olin alati kaasas ja kõik asju, aga nojah, see oli eelmine aasta oli mu redshirt aasta. Nii et kas see läks siis, räägi natuke, mis see redshirt aasta tähendab tegelikult? Redshirt on siis põhimõtteliselt kui niimoodi, et nüüd reeglid on muutmisel ja ma ei tea, mida see Trump teeb midagi ja ma ei tea, mis kõik asju, mida nad siin teevad, aga veel ei ole need uued reeglid jõustunud ja praeguste nende reeglitega on siis niimoodi, et sul on igal inimesel on aega 5 aastat, et mängida 4. Ehk siis sa saad olla 5 aastat, saad olla tiimis, aga sul on mänguõigust aega 4 aastat. Ja põhimõtteliselt siis nad tahtsidki lihtsalt kasutada mul nii-öelda redshirt aastat, et see annab mulle põhimõtteliselt tasuta aasta nii-öelda areneda, aasta aega trenni teha, aasta aega paremaks saada, aga ma ei kaota nii-öelda enda mänguaega. Mis ei olnud muidugi selles suhtes, ilmselgelt ma tahan mängida ja ma tundsin, et ma olen täiesti võimeline mängima ja vaata, oleks siis see asi, et ma pean olema niimoodi, et ma istun kellegi taga, kes on mingi NFL-i prospekt või mingi tohutult hea mängija, kelle pealt vaata hea õppida ja mida iganes siis aga lihtsalt vahepeal oli keeruline vaadata, kuidas need vennad, kes mängisid, keerasid suht palju paska, viisakalt öeldes. aga redshirt aasta ei tähenda, et sa ei mängi üldse vaata, et siis sa väljakul said ju lõppude lõpuks ja kui palju sa väljakul käisid? Ühes mängus mängisin natukene, sain natukene mängukogemust, aga jah, see oli ka täiesti normaalne. Mäletan, siis kui ma sinna läksin, siis mul tuli ka üllatusena, sest ma olingi nagu, ma olin kaasas, ma olin redshirt aastal ja ma olin nii-öelda kaasas, et kui mind on vaja kasutada, näiteks kui keegi saavad vigastada, sest kui sa mängid liiga palju, siis sa põhimõtteliselt burnid enda selle nii-öelda redshirti ära. Kas vanast oli 4 mängu äkki või mingi siuke reegel, seal on nagu see, aga see muutub jälle, see võib jälle muutuda, vaata nagu sa ütlesid ka, ja kolmes mängus vist jah, tohib platsile minna, jääb kuidagi alles. See kõik need reeglid on nii kuidagi kahtlased, aga eelmine aasta läks mul siis nii-öelda redshirtina kirja, niimoodi, et ma põhimõtteliselt ei kaotanud enda mänguaega üldse, ma lihtsalt sain põhimõtteliselt sul on siis 4 alles või? Kõik 4 või on 3? Ei, Jukos mängisin 1 ja peale seda aastat mul on niimoodi, et mul on 2 alles
aga ma saan veel, taodelda või? taotleda 3. aasta selle Saksamaa aasta tagasi. Sest see oli täiesti ja mul niimoodi, et osad inimesed, kellel on sarnased teemad, nad on juba NCAA-ga rääkinud ja nad said enda aastat tagasi, ehk siis mul on mingi 90% chance, ma saan selle tagasi. Aga mu kool ütles ka, et sellega ei ole mõtet tegeleda enne, kui mul seda aastat vaja on, nagu et sinnani naagada, vaata. Okei, mis on hea, sest et sa olid, nagu sa ütlesid ise ka, sa olid trennides kaasas, sa tegid kõiki asju, sa tegid game plan'i, sa nägid kõik ära, vaata, sa said ise arenesid edasi, kõik see on olemas, mis on nagu super. Aga üks asi, mis ma tahtsin küsida su käest, siis me jälgisime ka muidugi, ma kirjutasin ka vahetevahel, siin küsisime, või siis mingi Argo käest või kellegi see käest, vaata küsisime, kuidas Petsil läheb ja värki on. Aga palju nad, kuna tight end on vaata siuke universaalne positsioon, mida kasutatakse päris palju special teamis. Palju sa seal üldse nagu võimalus said ja palju see, kui suur osa sul isiklikult special teams oli see esimene aasta? See on imelik ja see oli üks asi, mis on, sest muidu see on alati niimoodi, et Titani kasutatakse üli palju special teamsides, aga vaata, ma ei olnud siin kevadel. Ja muidugi vaata Fall Camp on see periood, mis on nii-öelda siis, kus kõik viimane klots pannakse paika, aga nagu kevadel tegelikult eriti nüüd, kuna me enne recording'itest korraks rääkisime, et nüüd ei ole enam seda suvist transferportalit, kus saab uusi mängijaid tulla. Ehk siis meil on terve tiim kohal. Ja põhimõtteliselt seal me treenitesse rääkisime siis kevadel, need tight endid, kes siin olid siin, kui mind veel ei olnud, nad ei näidanud ennast nii-öelda siis parimatest külgedest asjadest ja me ei kasutanud põhimõtteliselt üldse me ei kasutanud tight end'e põhimõtteliselt special teamsides üldse. Aga nüüd ongi näiteks praegu, meil on praegu kevadpall ja ma olen üks kick-off return'is ja üks olen puntis. Ehk siis... Alustab siis või? Jah, nii-öelda puntis ja kick-off return'is, ehk siis nad user treener siis üritab jälle tight end'a vaata sisaldada nii-öelda special teamsidesse ja eks näis, kuidas me siin praegu teeme. No sest, et nagu ikka alati räägid, vaata NFL-is ka, kui meil on praegu drafti hooaeg, tavaline asi, nagu räägid nende panema nagu 3. päeva pikkidega, your best way to make the team is through special teams ja kõik, mis on nagu 100% tõsi, et nagu see on ka ikkagi 1/3 mängust ja seal on ka võimalik reppe saada ja siis kõik need asjad, mis on nagu hea, sest ma ise mõtlesin selle peale, vaata, kui me jälgisime siin sügisel värki, aga siis mul oli ka vahepeal oli ülikahtlane, nagu oligi meil see special teams coordinator pani mingid kuradi wide receiver'eid, pani kick-off return'i nagu blokkima asja, ma olin nagu, et mis need sul on veits paremad kehaehitused olemas kasutada. Reaalselt mu töö on, mu pool positsiooni on, et blokkida inimesi, need wide receiver'id ei tea mitte midagi sellest nagu, et ei meikinud väga palju sense, aga see oli mingid, ühesõnaga kevadel pandi suht palju asjad paika ära ja ma tulin alles siia suvel. Ja tight endid ei mänginud special teams üldse. Jah, aus. Siis, mis meil on, aga hooaeg iseenesest lõppes tegelikult ju suurelt ju. Võitsite bowl game'i on ju? Võitsime bowl game'i, jah. Oota, ma vaatan. Võis sõrmuse ka või? Sõrmust veel ei ole. Sõrmuse saame kohe. Lähevad seda pakist välja võtnud. Mis sa said palli? Aga me saime selle palli memorabiliaks ja sõrmuse saan ka varsti. Nice. Igaüks see siukse, jah? Ja meil oli just nädal aega tagasi oli kooli presidendi majas oli õhtusöök jalgpallitiimil selle pooli võidu puhul. Nice. Aga kuidas see nädal oli? Kus see mäng oli muidu? Floridas. Nice. Millal te sinna läksite ja kuidas see päevad enne seda mängu olid? Sest ma tean, et see huvitav aeg, ütleme nii. Pooli nädal on ja alati nice. Me lendasime põhimõtteliselt mingi 5 päeva, kui ma eksin 5 päeva enne mängu lendasime juba sinna. Ja meil oli seal üli palju üritusi, sest me olime Orlandos. Ja me käisime mingites veeparkides, me käisime... Disneylandis käisite või? Disneylandi seal stuudiotes ja kõik need asjad, üritused olid meil erinevad tehtud. Meile anti mingid kinkekaarte, igasuguseid asju ja nii palju tasuta nänni, kõrvaklappe ja riideid, igasuguseid asju. Ja siis lõpuks muidugi mänka. Ahah, jah. Ja see oli ju vaata hooaja lõpus, siis kui meil siin olid juba suht sellised väga jahedad ilmad, siis nii-öelda Orlandosse lennata ja seal mingi 25 kraadiga ja selle tiksuda ei olnud üldse paha. Kena väike vacation on ju. Hotell oli ka tohutult nice, nii et
ei saanud väga no korda . Orlando on päris hea nagu resort place anyways, vaata selles mõttes , et see on , oota , see oli ju Florida meeskond , kelle vastu mängisite ka ju see rohelised . South Florida jah . South Nendel oli jah Florida , natuke väike kodueelis , nad olid mingi 1,5 tunni kaugusel enda kodustaadionist . okei , lebo , aga ei vinge , seda me vaatasime . aga siis noh , hooaeg sai siis sellega läbi onju , aga mismoodi sul need , kas teil treenerid ka vahetusid või ? ja vahetusid ründekoordinaator läks minema ja minu positsioonitreener läks temaga kaasa . okei . ja aga oligi, nüüd on ma küsimus , vaatan, nüüd on jah, $1 küsimus , mis ma tahtsin küsida su käest . kas siis avanes ka transfer portal on ju ? mis conversation'id sul olid siis treeneritega kohal , treeneritega , kes jäid , et nagu kas nad andsid sulle ootused , mida nad ootavad sult tulevasel aastal ja kas sa isegi mõtlesid natukene minna siis äkki , no ma ei tea , kas relationship , võib-olla sa positsioonitreeneriga enam polnud nii hea onju , aga kas sa äkki mõtlesid minna transfer portalisse või midagi sellist ka teha ? ja meil oli niimoodi , see oli ka muidugi natukene siuke nii-öelda awkward , sest meil olid nagu exit meeting'ud olid ära juba ja nagu oligi juba kõik plaanid , asjad olid paika pandud ja siis , kui ma juba hakkasin põhimõtteliselt Eestisse tulema enne jõule , siis ma nägin uudistest põhimõtteliselt , et ründekoordinaator on kusagilt mingid source'id on rääkinud , et ründekoordinaator läheb Memphisesse ja siis me vaatasime ka , et okei, väga sus , sest meil oli ülihea aasta , mida iganes vaata . ja siis , kui ma olin lennujaamas juba Eestisse lendamas , ma mäletan , siis mu positsioonitreener helistas mulle mingi pool siuke nutuse häälega ja mingi rääkis mingi , et mingi annan ande , vabandust ja et see on lihtsalt mu perele hea ja blablabla . ja läheb temaga kaasa . ja siis jah , ja see oligi , siis me saime uue treeneri . Ma olin väga elevil selle uue treeneri pärast , sest ta tuli Ohio State'ist . ta oli Ohio State'is , oli tight end'ide treener ja tuli siia ja selline mees , sest mu eelmine treener muidugi oli selline mees , kes tal oli teab väga NFL-i palju . pedigree , ta oli päris palju vendi liigasse saatnud onju . ta teadis väga palju asju , aga nagu üks asi , mis oli temaga , oli see , et ta ei olnud ise kunagi jalgpalli mänginud . ehk siis vaata , noh , tead , osad asjad , mis on muidugi jalgpallis on vaata alati nii , et ilmselgelt on mingi perfektne tehnika või paberi peal , aga jalgpall ei tööta mitte kunagi samamoodi , nagu see on paberi peal üles joonistatud . ja vahepeal olid natukene selline tunne , et ta ei saa osadest asjadest täpselt aru , sest ta ei ole lihtsalt kunagi ise jalgpalli mänginud . aga see uus mees , kes tuli , mängis Penn State'is terve enda karjääri , oli aastaid juba on täitnud treener . tuli meile siia , 4 päeva oli siin , tundus ülinais vend , kõik oli ülinais ja siis öeldi , et sai kõne ja öeldi , et ta sai tööpakkumise Arizona Cardinalsi ehk siis NFL-i . Boom , järgmine päev pani minema . okei , nii et Okei. siis , ja siis oligi ja siis üks treener , kes oli eelmine aasta siin , oli abi QB-de treener . nii-öelda siis promote iti minu positsioonitreeneriks okei . ja siiamaani ta on kindlasti mu esialgsed ootused ületanud , sest ta mängis ise kolledžis , mängis safety't ja ta on nagu siuke natukene siuke väiksem mees ja mulle algul nagu tunduski , et no okei, ta teab jalgpallist , ta teab meie rünnet väga hästi , mis on muidugi suur boonus , aga vaata , kui palju ta tight end'ide kohta teab . aga siiamaani on ta teinud head tööd , pluss on sellega on see , et kuna ta on nüüd positsioonitreener ja minu peatreener , kes on ilmselgelt väga hea treener ja ta töötas ju Penn State'is tight end'i treenerina , siis tema nagu mu peatreener veedab ka meiega väga palju aega , nii et ta nii-öelda natukene nagu , eks me saame põhimõtteliselt nagu peatreeneri treeningut läbi positsioonitreeneri , ehk siis ei kurda väga praegu . okei , aga kas , kui sul olid need exit intervjuud , no mis exit intervjuudest tavaliselt juhtub , noh , võetakse individuaalselt , siis treenerid võtavad mängijad ükshaaval läbi , et nagu mis olid , nagu põhimõtteliselt on ju , mis me arvasime hooajast , nad küsivad sult tagasisidet ka , on ju , ja siis nad põhimõtteliselt annavad sulle nagu tulevased eesmärgid , on ju , see on õige . aga kas siis , kas sa jäid nagu selles suhtes sellega rahule ja sa transferimise mõtteid sul ei olnud muidu ? mul ei olnud lihtsalt transferimise mõtteid veel sellepärast , et
mul oli eelmine aasta oli redshirt aasta ja ma ei tea, juba teipi on jah? kui mugav on jah transferida peale seda, kui sa redshirtasid, eks mul ongi nagu eesmärk, ma tahaks enne mängida. Aga kuna siin on kõik need treenerite vahetused olnud ja kõik asjad, mis siin on toimunud, siis peale seda hooaega on kindlasti kõik lahtine. Oleneb, kuidas see hooaega asjad läheb ja värgid, aga jaa, exit meetingul rääkisime täpselt nagu sa ütlesid ja oligi nii, ma rääkisin neile samamoodi nagu, no enam-vähem nad teadsid ka juba, me olime juba enne ka rääkinud, et oligi samamoodi, ma ütlesin neile, et eks ilmselgelt ei olnud see hooaeg, mida ma eeldasin ja mis nii-öelda siis recruiting protsessi ajal tundus, aga ma sain varakult aru, et mida ma pean tegema ja et mida ma saan teha ja et ma lihtsalt olen elevil järgmise aasta eest. Ja Peeter ühendus mulle sama asja, et lihtsalt tuleb lihtsalt jalgpalli väga tõsiselt võtta ja see on ilmselgelt midagi, mis ma teen, nii et on kõik normaalne. Ei, ma eeldan, et sulle visati see ka ette, et sa pole väga Ameerika jalgpalli üldse mänginud, on ju? Et sul on potentsiaali, mis on ka tõsi, mis ei ole vale. Mis on tõsi, aga see on nende lemmikkäsi, nad ütlevad alati, et ma olengi jalgpalli põhimõtteliselt aasta-2 mänginud nii-öelda Ameerika tasemel siis. Et mul on palju jalgpalli ees. Mis on fair point ja mis on, siis on aru saada täiesti, et nagu me ise mõtlesime oma keskis ka, et huvitav, kus hakkame Petersoni transfer porterist nägema, aga tõesti, see on, kui sul on väga raske on kuskil edasi minna, kui sul pole põhimõtteliselt teipigi, vaata, mis sa näitad trenni teipi on ja mis on nagu niikuinii on, mis ta on ju. Aga siis, tulid koju jõuludeks on ju, ja siis hakkas ju peale jõule, läksid tagasi ja siis hakkas see winter conditioning või, mis selle nimi teada on ju. Nüüd, ütle mulle ausalt, kumb on hullem, kas talvine või suvine? Minu meelest on talvine hullem, just saying, nagu seal kuradi ma siseruumides oled, teed seda jõudu, explosive'id, vaheldub esimest condition, minu meelest oli rõvedam. Ma ei tea, mõlemad on nii sellised, et need conditioning trennid on need, ma ei pea, iga trenn on selline tunne, et sured ära kohe. Aga see talv Mul on tunne, et ma suvel oli natukene kergem tõesti, sest see talv osa trenni, mis me tegime, nagu iseenesest ei ole hullu, aga meil ongi, oleneb päevadest muidugi, aga näiteks teisipäevad olidki niimoodi, et me alustasime siis põhimõtteliselt nagu siuke natuke nagu speedworkiga, kus me tegimegi kõike sellist nii-öelda liikumist, mingi hüppamist, powerit, asju, siis peale seda me läksime nii-öelda nagu individual perioodidesse, kus me siis tegime sellist enam-vähem indiharjutusega, kuna siin on ka need NCAA reeglid, siis vaata palle ei lubata kasutada, mingi kõiksugused reeglid, eks siis see käib ka kuidagi väga nii-öelda natukene mingi kahtlaselt teeme neid asju. Mitte salaja, aga natuke ongi, et nagu me näiteks, kui me palli snapiti, siis meil ei olnud pall, meil oli nagu teibitud käterätik, sest palli ei tohi kasutada enne springballi, vaata. Ja mingi siuksed asju. Siis me jooksime mingi radu, tegime asju ja siis peale täiesti lõpus umbes, kui me oleme 1,5 tundi mingid asju ära teinud, alles siis hakkab conditioning. Ja mõni päev, need alati muutuvad, mingid asjad on lihtsamad, mingid asjad on raskemad, mingid asjad on mulle lihtsamad, teistel raskemad muutuvad, aga näiteks me tegime 300 jardi shuttle'id ja need 300 jardi shuttle'id reaalselt iga kord ma mis see on siis? See on aja peale ja sa võistled teiste vendade vastu samal ajal, ehk siis sa ei saa mingi proovida nii-öelda miinimumiga läbi minna, sest kogu aeg kõik on hindamisel ja see on nagu aja peale, sa pead enda ajaga ära jooksma ja see ongi põhimõtteliselt nii, et jooksed nagu põhimõtteliselt sprindid 50 meetrit, puudutad joont, sprindid 50 meetrit tagasi, puudutad joont 50, 50, 50, 50, jooksed 300 ära, siis läheb järgmine grupp peale ja nii kaua, kuni nemad jooksevad, ehk siis meil oli minu grupi aeg vist oli, me pidime selle ära tegema mingi 48 sekundiga äkki või midagi sellist ja suuremad poisid 52 sekundiga. Ehk siis sul on 50 sekundit aega nii-öelda puhata ja boom, läheb uuesti, aga see 50 sekundit tundub nagu 5 sekundit. See ei anna mitte midagi, ma alles saan enda hingamist tagasi.
nagu see esimesed 35 sekundit sa ei saa isegi vett juua, sest sa nagu kops on nii koos sellest ja siis buum, lähed uuesti peale. Ja niimoodi, et nagu see viimane 50, kui tuleb tagasi, mul ei ole isegi see lihtsalt ainult kops on koos, aga nagu reied, nagu ma tundsin nii, et mul ei ole nagu jalalihased, mul lihtsalt jalg oli nagu üks suur puuklots. Ma jooksin nagu puuklotside peal. Ja näiteks siuksed asjad, see ongi iga kord niimoodi, et kui ma seal kõik seal jooksmise lõpuks ära lõpetan, siis pea valutab, kõrvad on lukus. Täiesti need conditioning trennid ma kindlasti ei ole mu lemmikud. ma ei tea, ausalt, kui sulle meeldib, sest sul on midagi viga nagu, need ei saa olla nagu see on nagu tõesti, aga see on nagu nii, et ma nagu mentaalselt nagu nendeks oligi, sest meil oli niimoodi, et esmaspäev, kolmapäev, reede oli nagu jõusaalitrennid off-seasonil siis ja need jõusaalitrennid on ilmselgelt raskemad, aga nagu jõusaalis mul ei ole kunagi probleem olnud ja see mulle meeldib. Need on ka muidugi selles suhtes väga varajased trennid ja asju, aga pole kunagi mitte mingi probleemi. Kompiidid oma meeskonnakaaslastega ka, et see, kusjuures nagu, kui meeskonna nagu siseselt on see jõusaal on ka hoopis intensiivsem, kui sa ise käiksid, sest üksi on väga raske saada. Ongi, see on nii jalgpalli, aga see ongi just jalgpallitiimi need jõusaalitrennid on meil nii haiged. Siuke karjumine käib ja siuke nagu energia kogu aeg. Ja ei, ilmselgelt palju kergem on teha niimoodi trenni mingi kell 7 hommikul võrreldes sellega, kui üksi tuleks voodist välja ja läheks kuhugi trenni. Aga ongi kohe peale seda, kui esmaspäevane jõusaalitrenn läbi sai, siis pead hakkama juba mentaalselt valmistuma selleks teisipäeva conditioningiks. Mis on see anxiety või see nagu see närv, mis sul on sees juba päev enne seda trenni, mis on nagu 100%, mul on siiamaani see. Isegi enne trenne, ma tean täpselt, mis trennist olen, mul on ikka närv sees, vaata, sest et kompiitima ründeliiniga ja teeb siuksed asju, nagu see on haige feeling ju. No pigem ja ongi ja siis nagu mentaalselt pead preppima ja niimoodi sööma juba niimoodi, et mingi terve eelnev päev täpselt jälgis nende toitumist, mul oli nagu täpne kava, täpselt mida ma söön ja mul oligi nagu nii, et oligi näiteks see lõunane põhimõtteliselt enne seda lõunast jooksutrenni aega mul oligi, ma sõin nagu mingit väga siukest mõttetut toitu, väga siukest kuiva, aga lihtsalt midagi, kus on põhimõtteliselt täiesti null rasva, et võimalikult nii suur eelis endale anda kui võimalik, et saa sellest läbi tulla terve kehaga. Jep, aga nüüd kaalukoha mõttes, kas nad andsid ka sulle mingid eesmärgi, kas sa pidid natuke, tahtsid sind raskemaks saada või tahtsid rohkem nagu, kas nad tahtsid, ma ei tea, võib-olla liinimaks saada, et kas sulle mingid juhised ka seal anti, kui sa peale eelmist hooaega ja nüüd siis talvel? Meil mõõdeti iga 2 nädala tagant rasvaprotsenti, aga on küll ja kõigil on, igal inimesel on enda kaalu eesmärk, täpselt siis ongi kas kaalust juurde või kaalust alla, aga ma olen põhimõtteliselt täpselt seal, kus ma olema pean. Ehk siis mul on rohkem selline asi, et ma olen 242 poundi, ma vaatan, mis on 110 ju. 110 kilo täpselt, jah. Jah. Me oleme soo raskelt. Here we go. Ja nad tahavadki mul ongi pandud sinna range on pandud 240 kuni 244, mis ma olen nagu täpselt seal. Ja meil on samamoodi on siis nii-öelda RTT weight, ehk siis ready to train weight ja see on mul on 238, ehk siis ma ei alla 238, ma ei saa kohale tulla, kohe saad karistada. Okei, ja mis siis on, see on nagu üks asi, millel võib-olla tavainimene pole isegi tähele, NFLis samamoodi, suuremates kolledžis see käib täpselt niimoodi, nad annavad sulle nagu numbrid ette, kus nad tahavad hoida sind, vaata, mis on nagu teine asi on ka see, et vaata, kui sa kaotad näiteks nagu raskust, on ja, trennide pärast, mis iganes, 2 nädalat hiljem tuleb kergemana välja, ilmselgelt sa ei söö piisavalt, on ja siis on ka ju suurem oht injuritele kõik asjad, et nagu see on nagu nii süstemaatiliseks tehtud, et nagu see pinge, ma arvan, et see on päris experience, et kui keegi teeb su ees selle ära, vaata. Täpselt jah, meil ongi ja see ongi just selle eesmärgiga jah, et pikemas perspektiivis, sest vaata, muidu ongi see, et siin see päev kaotad 500 grammi, nüüd kaotad 500 grammi ja kui sa niimoodi jälgi seda asja, siis ajapikku skaal võibki paigast ära minna. Nii et meil kaalutakse siin 2-3 korda päevas. Ja täpselt nagu ongi nii, et mul ongi vahepeal see, et praegu ka meil nüüd springpall ja ilmad on soojad, palju higistamist ja asju. Siis ma vahepeal kaalun 242, kaalun ennast sisse enne trenni ja peale trenni, kui meil on väljakaalumised, siis ma olen mingi 233, eks ma kaotan 5 kilo trennis.
ja nüüd see, ma näen sellest, nad on ära, ma olen 233, nad annavad mulle vastavalt sellele, mis tsooni nagu sa lähed sinna, et kui palju sa oled kaalu kaotanud, nad annavad sulle erinevaid mingeid vitamiine ja asju. Ja mis suurelt jaolt see on niikuinii see vesi, mida sa kaotad, mis on normaalne inimese keha suurem osa vesi ja siis nad annavad sulle kohe spetsiaalse koguse, mis aitab sul taastuda kiiremini, mis on nagu, see on fucking profisport ju. Nagu see on nagu idegi. Ja siis, kui ma näen ka seda täpselt ära, palju mul on kaalu kaotanud, siis ma tean ise ka vaata ongi, et kui ma mingi sööma lähen, et kuidas ma pean enda toitumiste asjadega tegema ja täpselt, et järgmiseks päevaks ma oleksin jälle enda nii-öelda siis ready to train kaalus. Et jah, väga jälgimisel on. See siis taastumine kõik asjad, et sa oleks võimalikult efektiivne, sa saaksid paremaks, kõik need asjad. Seda vinge näha, sest see on hea kogemus ka, sest et seda, mul ei olnud seda obviously, nagu see Division 3-st sul ei ole seda, aga nagu seda vinge vaata kõrvalt näha ja värki, sest et see annab päris hea eelise. Aga enne kui me läheme sulle Springballi juurde, kuidas su koolis läheb, korras või? Tundidega või? Praegu on kõik ained üle 90%. Nii et ei ole probleemi olnud. Mul on muidugi see, et mul on 2 online klassi ja 1 selline pool online. Need on nii palju kergemad. Mitu tundi sul on? 15 punkti, siis 5 klassi peab võtma, aga mul on see vaata, et ma muidu võib-olla teeksin üldse enam vähem online'is, lihtsalt sest nad võtavad nii palju vähem aega, aga kuna ma olen õpilasviisaga Ameerikas, siis on reegel, et ma pean vähemalt üle pooltes klassides olema nii-öelda in-person klassides. Okei. Aga siis mul ongi nii, et mul on nagu 2 klassi on in-person ja siis 1 klass on selline, mis nagu kohtub Zoomis, eks siis ta nagu pooleldi läheb in-person, eks mu akadeemik advisor midagi skeemitas ära mulle ja siis 2 klassi on kohapeal. Aga ei ole küll. Okei, ja sa võtad ju suvel ka klassi, aina? Jaa. Suvel pean ka, sest mul ongi see, et teised ei pea, aga ma räägin, selle õpilasviisaga on see reegel, et ma olen ju Ameerikas enda õpilasviisa pärast, ehk siis kui ma ei ole koolis, siis miks ma siin peaks olema. Ehk siis absoluutselt ükskõik, mis aeg ma siin USAs olema, ma pean mingi klassi tegema. Aga suvel mul on vist ainult mingi 1 või 2 klassi. See peab lihtsalt see minimum requirement peab olema ja see on korda, mis on lebo. Ja teine asi on ka see, nad tahavad, et sa teed seda, siis sa oled on campus ja sa saad treenida vaata koha peal vaata, et nagu see täpselt. Suht sama. Aga NIL, kas see on nagu, mismoodi see leping, nagu, kas see on mingi aastane leping või kas te siis nagu pikendasite seda, mismoodi see nagu business side nüüd käib tänu sellele, et meil on see name, image and likeness, et siis kolledži mängid saavad ka nii-öelda raha vaata või palka ütleme. Kuidas see on olnud siiamaani? Need on aastased lepingud on meil siin ja ma tulin ju siia eelmine aasta mais, ehk siis mu leping ei ole veel lõppenud. Aga kas juba negotiating käib või mismoodi see käib, mis see business pool on? Veel ei ole, aga varsti. Peale Springballi ei näe? Peale Springballi peaks minema, tuleb kindlalt mingi jutuajamine teha. Okei, no siis on vaja head Springballi, siis on vaja väike hea mäng panna. Ma olen olnud praegu available, sellepärast ongi ma siin hoolitsen enda keha eest ja et meile üks treener alati ütleb ka, et kuidas see läks. Your best availability is your availability. Ehk siis The best ability is availability. Jah, täpselt see, et pead terve olema. Vahet ei ole, kui hea mees sa oled, aga kui sa oled vigastatud, siis vaata sellest jälle mingit kasu. Ehk siis ma olengi olnud praegu täiesti saadaval ja ma tunnen ennast üli hästi ka. Täiesti saadaval on päris naljakas asi eesti keeles öelda. Aga there we go. Ma mõtlesin juba enne seda podcast'i siin, et ma oleks pidanud mingi eesti keele aabitsat või midagi lugema. Ma olen nüüd päris mitu kuud vaata olnud, ma ei tea, kas ma olen enne rääkinud, ma olen nüüd mitu kuud olnud siin ja mul on juba peas on ka keel niimoodi, et ma juba mõtlen ka inglise keeles ja jõusaalis loen kordus inglise keeles asju. Aga nii, et mu eesti keel praegu natukene lonkab veel, aga saan hakkama küll. See tuleb tagasi, aga enda kogemuse pealt täpselt sama. Praegu mul, kui ma Saksamaal, mind päästab podcast, muidu oleks jumal tuksis, sest siin on ka sama mõte inglise keeles kõik nagu. Et mulle kaob see väga kiiresti, ma kaotsin vahetusaastal 3 nädalat oli 0 eesti keelt. Ma ei osanud rääkida alguses eesti keelt, nagu see kiiresti see läheb nagu. Aga palju sulle meeskonnakaaslased Eestist muidu uurivad su käest eesti keelest ja värki ja kui palju see nagu teema on muidu? Päris palju. Päris palju jah, ma olen üllatanud, sest ta ongi nagu, ütleme nii, et haritud
sellised rohkem haritud tiimikaaslased, nad teavad natukene Eestist asju, aga need osad tiimikaaslased, kes on mingid kusagilt, ma ei tea, kusagilt lõunast Mississippidest ja asjadest, nad ei ole isegi kuulnud mitte kunagi, mis asi Estonia on. Nii et nad ikka uurivad ja nad õpivad mingeid lauseid ja asju ja mingeid üksikuid lauseid ja asju ja mida nad ütlevad mulle. Ehk siis ropud sõnad on teada, ma enda. Täpselt nii. Aga ikka nagu selles suhtes uurivad ja küsivad suht palju. Vahepeal täiesti suvaliselt, sest vaata muidugi ilmselgelt nagu ma tean nende tiimikaaslasi kõiki, aga lihtsalt jalgpallitiim on nii suur, et ma ilmselgelt ei ole nagu mingi tohutult hea sõber absoluutselt kõikidega. Aga vahepeal on ka nagu täiesti lambis, kui ma olen mingi treeningruumis, siis ka mingid osad tiimikaaslased tulevad ja küsivad mingi asju, kuidas midagi eesti keeles öelda ja nii edasi. Uurivad nii, et see on aga mis sulle, kui sa peaksid praegu mõtle korra, palju see meeskonnas on? 125 või on 110? Enne oli vaata, aga nüüd tuli see uus reegel ja meil katiti see 105 mehe reegel tuli. 105. Okay, meil 105 inimest. Ja. Mis on ikka, kui sa mõtled nagu tavaline eestlane mõtleb meeskonna spordi peale, kõige suurem meeskond vist tavaline jalgpall, kus sul on 11 mängijat, pluss ma ei tea, vahetuses on ka veel 11 ja mingi 20 mängijat meeskonnas. Meil on 100 tükki meeskonnas, on ju. Kes on nagu, sest sa oled seal olnud, ma tean, et see meeskonnad muutuvad, sul tuleb uued sisse, aga ikkagi osasi vendid sa juba tead aasta aega, on ju. Kes on kõige huvitavamad inimesed või kõige lahedamaid storiesi, mis sa oled kuulnud nendelt? On sul mõni kiire näide selle peale või? Sest see on alati minu jaoks on see fascinating, see kõige lahedam osa nagu footi juures, kui sa saad meeskonnakaaslasi, kellel on nagu mõnikord lihtsalt nii absurdsed backstory'd osadel, vaata. Ma arvan kindlalt, et võttes, mis meil oli siis eelmine aasta algkoos ja nüüd see aasta ka, mis on uued mehed asjad, on kindlalt ründeliin. Nagu ründeliini mehed on täiesti pooletoobised kõik. Neil on kõigil peas midagi, paar mutrit on puudu. Ja nad teevad alati... Nagu sa kesk USAst ka või? Sa oled kuradi suured valged poisid kuradi cornfieldide vahelt või? Ongi, ma just nüüd vaatasin ka, ma nägin Twitteris kerisin, siis seal oli ka tehtud mingi Old Dominioni selle ründeliini nagu suurust hästi kohta ja meil on tohutult suur ründeliin. Valgeid poisse, musti poisse, kõike segamini, aga jah, üli lahedad kutid ja ma saan ründeliiniga nagu ongi niimoodi, et ma kolisin nüüd ka alles just majja, mul ongi praegu siin veits kiire periood, ma kolisin majjas ühte tänavale, kus on ka mul osad tiimikaaslased elavad ka nagu kõrvalmajades ja asju ja käime üli tihedalt läbi ja igast asju, aga ja samamoodi. Ründeliin on siis see positsioonigrupp, kellega sa tight endina hängid kõige rohkem, või? Ma arvan küll, sest oligi nüüd, kui meil oli spring break ka, siis kui me läksime ka mingi seltskonnaga, siis meil oli ka seal niimoodi, et mina, üks teine tight end ja siis 3 ründeliini meest. Ründeliin käin suhtes läbi, aga ei selles suhtes, mis ongi üks boonus meil selle tiimiga, et üleüldiselt meie tiim on nagu väga tihedalt koos ja nagu näiteks mingid mehed, kes meil nüüd transferisid sisse, kes on kusagil 4 aastat mujal koolides mänginud ja nüüd on siin nii-öelda senior aastal, nad on ka rääkinud, et nagu ongi, meil on üli nagu üli close tiim, mis on arvatavasti, mis eelmisel aastal meile ka nii palju edu tõi. Sest oligi nagu Ründeliin oli nagu ka eelmine aasta meil üli close, see on natukene vaata siuke tiimi nagu algklots, et mis viib seda asja edasi ja selles suhtes on üli hea, me saame kõik üli hästi läbi ja samamoodi kaitseliin. Kui me õlakud selga paneme, kiivrid pähe paneme, siis ilmselgelt kaitseliini ja linebackeritega mul on iga trenn natukene siuke sõnu sõgeleda. Eelmine aasta mul kämbis, esimene nädal oli jumal hea, nagu täitnud mängid seda six technicas nagu two cap'id, aga jumal okei. Ja siis nad installisid chip blockid, fuck me, ma vihkasin kõiki meie tight end'e, nagu see on nii rõve asi lihtsalt. No reaalselt, see ongi täpselt. Relationship tight end'ide ja defensive end'ide vahel on siuke kuld ikka, sest et see vaata completion, et lähed otse kokku ka nendega tihti peale, on ju. Täpselt nii, ja. Aga ja meil on igalt poolt need vendast, nagu üks vend, kes mul põhimõtteliselt otse lockerroomis kõrval istub, ta on Mississippist, ta mängis, ta oli Ole Missis enne, siis ta transferis Mississippi State'i. Eks ta on nagu täiesti Mississippist, ta nagu näiteks see vend, algul kui ta tuli ja ta muga rääkis, siis ma vaatasin iga kord, ta ütles mees nagu, I can't understand a single word you're saying, I'm sorry, like I'm trying. Nagu nendel on nii tugevad need mingi lõunaaktsendid asjad, aga nüüd ma juba saan aru. Ja siis meil on üks teine vend ka. Ma saan aru küll, mis nad räägivad ja ma saan nendega räägitud, aga ongi üks teine vend,
kes on Louisianast. Ja niimoodi, et me olime selles jäävannis istusime ja nad rääkisid ja kui nad omavahel räägivad, siis ma ei saa mitte midagi aru, mis nad räägivad ja nad rääkisid. Ma tiksusin niisama telos ja nagu nad olid tegelikult juba üritanud mult küsida mingit asja mingi 30 sekundit ja ma totaalselt ignoreerisin, ma ei saanud isegi aru. Siis nad puudutasid ja siis ma olin ka, et mees nagu, ma ei tea, mis sa ütled, eriti kui see vesi muliseb ja asju. et see on, mul oli ka eelmine aasta üks Mississippi Squid siin ja see võtab aega alguses, et aru saada, võtta nagu keskenduma reaalselt, et aru saada, onju. Noh, eestlasel võtta umbes nagu kuuleb õru keelt, vaata nagu kohati nagu annab ikka aru saada, noh, see ikka, aga keskenduma saad nagu context clue'iga paned kokku, vaata. Täpselt. Aga nüüd sa kolisid siis ühikast välja, jah? Said oma... Ma ei olnud tegelikult isegi ühikas juba enne. Ma kolisin juba enne, ma tegelikult ei ole ühikast kordagi olnud, niimoodi, kui ma tulin siia, siis ma olin nii-öelda, ma elasin Village'is, mis on siis nii-öelda nagu, jah, ta on nagu kooli Village, aga ta on nagu korterelamud. Ta on nagu ühikas, aga niimoodi, et igal mehel on enda tuba, mitu vetsu, ta on nagu korteri layout'is. Ma olin seal mingi 2 kuud ja siis sealt ma kolisin ühe teise sõbraga nii-öelda ruum sees nii-öelda korterisse. Ja meil oli väga nice korter, oli 2 magamistoa, 2 vetsuga nii-öelda enda korter. Süstasime selle asjad ära, aga ta on nüüd transferis minema Tulane'i peale seasonit. Eks ma olin selle korterisse üksinda ja ma olin selle korteris üksinda nüüd mingi paar kuud, kui ma tagasi tulin. Ja nüüd just ma kolisin siia, kus elas ka, siin on ka niimoodi, et mul ongi üks ründeliini mees on mu toakaaslane, üks tight end ja meie punter elavad ka siin majas. Kas see on Ameerika Panther või Aussie? Ameerika Panther on meil. Ameerika Panther ikka, okei. Ameerika Panther on meil jah, nii et igatahes nüüd ma olen majas, on sõprale käes, meil ongi, ma räägin siin tänaval ongi. Paar maja edasi on üks ründeliini maja, siis veel paar maja edasi on põhimõtteliselt, kus on 2 Q-bed ja 2 ründeliini meest. Nii et jah. Kõik oleme siin päris lähedal. Ma tood ühine köök, ühine living room, kõik sellised tavaline maja. Ja, nagu maja ikka ja kõigil on, meil on enda toad ja mitu vets on majas ja meil on isegi tagahoov, kus on kõik ilus muruplatsid ja asjad. Paneme grilliga sinna. Ja... Kelle maja siis party house on? Ütleme nii, et siin majas, kus ma praegu olen, siin elas eelmine aasta elas meie starting quarterback. Ja ta korraldas palju asju siis nende teiste inimestega. Ja ma olen ise ka siin majas, siin tagahoovis varem nii-öelda peol käinud. Ja praegu on see traditsioon jätkanud. Ma ei ole ise midagi korraldanud ega midagi, aga praegu on see traditsioon jätkanud. Nii et siin majas on olnud. Ehk siis see on party house, see on see, kus sa ei pea isegi korraldama, inimesed lihtsalt tulevad, vaata. See oligi, mul oli nii, et me tulime, oligi 2 nädalat tagasi, siis kui meil oli üks laupäevane trenn, nagu siuke pool scrimmage'iga, mitte esimene laupäev, mis meil oli siis Brinkballi alguses. Meil sai trenn mingi 1:40 läbi, aga kella 2 oli juba siia nii-öelda siis nagu day party korraldatud. Ja ma tulin koju, aga meil on nii, et ilmselgelt maja on lukus ja asju ainult nagu tagahoovis, aga ma tulin koju mingi pesema ja asju ja juba olid mingid inimesed tagahoovis. Ma olin ka, et väga huvitav, aga see on siuke Ameerika kogemus lihtsalt, you know. Yep. That's how you build a team. You need some off the field stuff too, you know. Ja, täpselt. Aga siis, praegu oleme Springballi juures, aga ma lihtsalt seletan ära igaks juhuks, et siis peale, nüüd muudeti seda reeglit, et peale hooaega kolledžis avaneb siis transfer window, ehk siis see on see, kus mängijad võivad minna siis nii-öelda vabaagendi turule, kus siis teised koolid võivad neile pakkuda NIL-i diile või mis iganes diile, et tulge minu juurde mängima, onju. Aga see on siuke natuke libe asi, et kui sa mõnikord lähed sinna, siis sind ei pruugi keegi tahtagi vaata. Aga see on nüüd siis uus asi, et see tuli vist peale COVID-it äkki 2020 esimene või 2021 esimene aasta, et see oli siuke, vanasti ei tohtinud seda teha, vanasti olid nagu väga karmid reeglid, aga see, mis see siis ka tähendab, et ülikooli jalkas on suurem mängijate liikumine. Ehk siis, kui palju sul, kas sa täpselt sa niikuinii ei tea, aga umbes, mis see protsendiliselt oli, palju sul uusi mängid on peale tulnud ja palju ära läks, mis sa arvad? Mingi 20 või? Päris hea mainekas number, võttes seda, et aga see tavaliselt juhtub ka vaata niimoodi, et jah, mingitesse Power 4 koolidesse asju. Jah, meie kuna OC läks ära, ma arvan, et OC võttis mõne kaasa, on ju.
Või võtnud No, jah, paar mängijat. Meil 2 Okei. ründeliini mängijat võttis kaasa. Mõned mängijad võttis, aga jaa, kõik 3 meie starting receiver'it transferisid. 3 ründeliini graduate'is, nad tegid enda pro day, 2 tükki transferisid ära, QB transferis, 3 running back'i transferisid ja kaitses ka päris palju mehi. Ehk siis jah, ma arvan ikka mingi üle 30, mingi 30-35 vähemalt ikka läks minema. Ehk siis 1/3 meeskonnast lihtsalt muutus, on ju. Ja siis uued tulid sisse ka. Samamoodi tulid sisse, samamoodi ongi nagu receiver'id. Päris hästi läks meie receiver'itel ongi, et 1 receiver transferis Marylandi, 1 transferis Vanderbilti ja 1 receiver transferis LSU-sse. Nii et loodetavasti läheb tal hästi seal. Ta sai jah $1 million lepingu, nii et ei kurda. Jah, college studentina ei ole paha, on ju. Ja ta oligi esimene nädal, kui ta seal oli, siis ma nägin ta Instagrami postitas kohe täiesti mingi tutu kuradi Hellcati. Ja ta ei. Aga see kõige parem viis raha raiskamiseks ka muidugi, on ju, aga eks me elame ja õpime, on ju. No täpselt, eks nendega on, kes nad on, vaata kusagilt aru saada ka, vaata, osad paljud tulevad kusagilt mingi tänavatelt ja asja, siis. Nad ei oska rahaga ümber käia, mis on nagu, mis juht, nagu, olgem ausad, nagu, seda on raske teha tõesti ja aga elad ja õpid ja loodetavasti kasutad ära, on ju. Aga kuidas siis kuidas sinu positsiooniga on läinud? Kuna nüüd, eks siis ülikoolis on niimoodi, et kui see looaeg saab läbi, siis kevadel on mingi 15 trenni, sa ütlesid enne, et siis mingi 3-4 nädala peale on siis see aeg, kus sa saad varustusega väljakul trenni teha, siis tuleb jälle suvel ei tohi teha varustusega trenni, siis sügisel enne hooaeg on jälle training camp, kus on varustusega, sama asi põhimõtteliselt. Siis sul on 2 korda aastas nii-öelda nagu training camp täis varustusega, kus sa siis ehitad meeskonda ja sa näed, kes sul väljakul on. Kuidas sul praegu on, kas teil mingi depth chart on väljas juba, palju sul tight end'e on praegu, et nagu mitmes, kuidas sul endal läheb muidu? Meil ei ole nagu otseselt mingit täiesti kindlalt depth chart'is, me oleme nagu kevadpallil, aga hästi läheb. Meil on nüüd niimoodi, et 2 need tight end'e, kes meil olid, nemad mõlemad transferisid minema, aga 2 transferit toodi juurde ka. Üks transfer, ma tegelikult mängisin Jukos tema vastu, ta tuli nii-öelda siis junior college'ist, ta on siuke poolkõva, aga teine transfer, ma ei saa midagi öelda, teine transfer, kes toodi, ta mängis 4 aastat, mängis Marylandis, ehk siis ta on 4 aasta Power 4 kogemusega ja ta on nüüd 5. aasta mees ja ma ei saa midagi öelda selles suhtes, et ta on päris hea, ma arvan, et ta on kindlasti parem kui need mehed, kes eelmine aasta mängisid. Eks siis näis, aga praegu ongi niimoodi, et kui meil nüüd oli esimene scrimmage, siis ma jagasin 1 ja 2 korduseid. Ehk siis first team ja second team'i kordu, ehk sa said siis alustava ründega reppe, mis on nagu väga hea ju. Ja, aga eks näis, kuidas on. Sest tal ongi niimoodi, et ta ei mänginud väga palju Marylandis ka, sest ta on natukene injury prone. Tal on natukene sellised nõrgad anklid ja asjad, eks siis näis, aga jah, ma räägin, pean andma, ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda, gotta give props where props is due, et ta on päris hea mees. Aga nüüd sul on siis mängija ees, kes on nagu reaalselt, kelle pealt sa saad õppida ka natuke, tal on rohkem kogemust, on ju kõrgemal tasemel, millest sa alguses rääkisid, vaata, nagu oli imelik, et alguses ei olnud, aga nüüd potentsiaalselt on, on ju. Aga palju sul tight end on üldse, 7, 8? Palju sul mees? Meil on 6, praegu on tegelikult ainult 5 tight endi, aga suvel tuleb 1 mees juurde, aga siis ongi portalit pole, aga tulevad nagu freshmanid nii-öelda siis täiesti, keda on juba committed ja eks siis meil hooaega me lähemegi 6 tight endiga, mis ei ole tegelikult tight endi ruumi kohta nii palju, tavaliselt vaata on ikka mingi 7. Aga kas te olete 1 tight endi rünne või kuidas teil on? See on ka suht nice, et me oleme nüüd see aasta, vaata, ongi meie see ründekoordinaator läks ära ja see, kes meil oli siis nii-öelda wide receiver'ite treener, nii-öelda sai promotioni ründekoordinaatoriks ja ta on muutnud seda päris palju ja tight endi on nüüd, me kaasame nagu tight end'e üleüldiselt palju rohkem siiamaani ründes ja me mängime 12 personnelli, ehk siis 2 tight endi korraga platsil ka. Okei, väga hea. Ja jooksud on muutunud ja tight end, meil on nüüd palju rohkem nagu radu ja me jookseme palju rohkem mingi option radu ja kasutame nagu erinevatest kohtadest, et jookseme nagu nii-öelda siis, kus me oleme liini juures in core, jookseme radu, jookseme stackist, erinevatest. Meil on isegi nii, et meil on nagu ülipalju erinevaid formatsioone ka, kus ongi üks formatsioon ongi niimoodi, et siis 3 receiverit on ühele poole ja tight end on siis üksinda nagu single receiver. Jah, täpselt.
okei, nüüd võib-olla tavainimestel läheb raskeks kuulama, aga lihtsalt ma olen huvitatud nagu, sest et see on huvitav, räägime natuke X-is ja nõus ka, onju. Kas sa, mis su primer, kas nad on ütlenud sulle, et oled sa rohkem inline tight end, oled sa nagu big slot või lausa H-back või teed sa kõiki asju, on nad nagu defineerinud su tegelikult rolli, sest et noh, tight end on tegelikult üpris üldine asi öelda, et tänapäeval on nagu põhimõtteliselt 3 erinevat positsiooni võid öelda tight endile. Ma olen jah, ma ei ole kindlasti nagu true Y nii-öelda siis. Ma olen jah nagu inline, kes on hand in a dirt George Kittle'i tüüp, on jah. Ma olen rohkem siuke flex type, ehk siis ma teen mõlemat. Ja nagu algul ma tulin siia sisse ka, siis ja Jukos ma olin nagu väga nii-öelda siis slot type'i tight end, et nagu väga palju nagu radade jooksmist ja asju. Aga kui ma tulin siia, siis jällegi nagu nii, kuidas kevadel tight endid mängisid ja meie rünne kuidagi selle peale üles ehitati, siis oli niimoodi, et meie tight end pidi ka väga palju blokkima ja see ei olnud nii-öelda siis kõige tugevam vaata osa mu mängust, aga nüüd ma olen seda nagu üli palju arendanud ja eelmine aasta mul oli ka üli hea võimalus enda siis peatreeneriga just nii-öelda treenida enda nii-öelda tehnikat ja asju likvideerida ja see kindlasti annab praegusel springpallil tunda ka. Et ma tunnen nagu blokkides ka nii palju mugavam on ennast ja ma loen seda nii-öelda mängu nii palju kiiremini ja täpselt kõiki neid asju. Ehk siis iseenesest ma tunnen, et mu blokkimine on ka väga hea, ehk siis ma saan täpselt mõlemat teha ja see ongi täpselt see, mis meil on praegu ründes nii-öelda vaja. Aga kui me mängime praegu 12 personelli, ehk siis 2 tight endi platsil, siis ma olen ikkagi alati see mees, kes on siis nii-öelda flex, mitte see, kes on käsimaas. Ja ehk siis sa oled nagu sa oled Joe või sa oled sellest asja slotis, on jah? See on nagu backfieldis nagu, on jah? Ma olen põhimõtteliselt niimoodi line-upin, siis ongi, et kui me 2 personell on, siis ma olen näiteks, kas ma olen siis nende sloti koha peal või siis ma olen nagu in core, aga ma ei ole käsi maas, ma olen nagu põhimõtteliselt sama koha peal, kui see running back enam-vähem line-upib. Mis su enda mis su lemmik play on ja mis su lemmik positsioon on nagu? Kus sa kõige lahedam? Ma ise ütlen enda koha pealt nagu, ma olen rääkinud ka tight endidega, fucking vennad armastavad wingi mängida, sest eriti kui sa oled see teine vend, vaata wingis, sa oled see off the ball linebacker wingis, sest et sealt tuled ooga, lihtsalt sa oled in depth ja saad kuradi ende push'id, mis on nagu nii rõve asi nagu ise endina mängida. On sul nagu lemmik boss või lemmik play või midagi sellist praegu ka tekkinud või? Vanasti oli mul see, et mulle räigelt meeldis palli püüda ja üldse mitte blokkida, aga nüüd ma olen rohkem südames olen rohkem päriselt tight endiks saanud, et tegelikult blokkimine on ka ülilõbus, eriti kui sa saad selle ülisüke satisfying pancake'i, siis kõike seda, aga jah, ma ütleks samamoodi, kusagil seda wingist, sest me kasutame ülipalju motion'eid ka ja sealt niimoodi nagu motion'itega radu joosta on ka alati kergem, sest see tekib kaitses segadust. Ja kui ma ära motion'in ja nad mängivad nii-öelda man coverage'id, siis samal ajal kui ma motion'in, ma põhimõtteliselt näen kohe ära ka, kes mind katab ja ma tean täpselt, kelle pealt enda rada joosta. Ja samamoodi, kui ma ei ole käsi maas ja ma olen seal põhimõtteliselt niimoodi täpselt nagu nii-öelda taga lined up ja kui me kasutame mingit split flow süsteemis blokki, kus ma tean niimoodi, et ma näen, okei, see on defensive end, on suur mees. Aga nagu tema töö on siis nii-öelda mängida kas running back'i või contain'i või quarterback'i, mida iganes vaata. Aga ma tean, et minu töö on see mees täiesti ära kickida. Ja ma olen juba lined up ja ma olen juba hambad ristis põhimõtteliselt sellest hambakaitsmist sain kinni ja kui pall käib, siis ma lihtsalt tulen sealt täie pasaga jooksen läbi tast. See on siis see, kui tight end tuleb teiselt poolt formatsiooni ja nad ei bloki seda backside D-endi ja siis nad tulevad ja slam. See on split zone, on tavaline, mis see nimi on. Mis on endine. Sa pead räigelt lugema formatsioone, sest sa saad ainult teatud formatsioonidest teha backsetist vastavalt ja mis formatsiooni mängid, siis sa pead teadma, sest kui sa ei näe seda, sa oled perseli maas, ükskõik kui väike see tight end on, nagu see on nagu siuke korralik hit nagu, aga see on fun osa, on ju. Täpselt, jah. Aga kuidas siis üldiselt praegu spring poole läinud, et sul on päris palju, sa ütlesid, sul oli just esimene scrim, on ju, varsti järgmine nädal tuleb siis see lõplik scrim, on ju? Et kuidas spring poole läinud? Ma arvan, et nagu ma ütleks kindlasti, et väga hästi võttes seda, kuidas mul siis võib-olla fall camp läks, sest oligi fall campis nagu ongi just see nagu blokkimine nagu okei, nagu sa ütlesid nagu, et formatsiooni pead defensive endina lugema, aga samamoodi meil on ju vaata play design'i, meil on nagu play'de design'id nii-öelda disainitud ja ilmselgelt ründel on mingi enda play, mida ta ideaalis tahaks teatud kaitseformatsiooni vastu mängida ja vastupidi. Ehk siis vahepeal, kui meil on nagu joonistatud play ülesse,
aga kaitse mingis väga imelikus formatsioonis, siis sa pead vahepeal mingeid teisi asju blokkima ja just seda asja, kui kiiresti ma mängin, see on mul läinud nagu nii palju mugavamaks ja nii palju paremaks. Pluss on see, et ilmselgelt vaata, see on Ameerika jalgpall ja ma ei tea, võib-olla mul tiimis on võib-olla mingi paar venda, kellel jälle mitte midagi vaata nagu vigastuste suhtes ja eks mul on ka vaata alati lingerinud, mul oli eks põlv andis tunda ja siis mu see kubemelihas, kõik need asjad andsid tunda ja asju, aga koputan puu peale nagu praegu, ma tunnen ennast, praegu mu keha tunneb nagu, ma ei ole, ma arvan, päris paar aastat ei ole ennast nii hästi tundnud. Ehk see annab mulle võimaluse lihtsalt nagu trennides nagu avada nagu enda nii-öelda straid. Annab enesekindlust on ju räigelt. Ja ma saan joosta radu täpselt niimoodi, nagu kuidas ma tahan neid joosta, mitte ei ole seda, et sa pead ühte jalga enam-vähem nagu kaasas lankama ja nagu ongi vaata, kui põlv on valus, siis on see, et jooksed rada, siis nagu ikka nagu eelistad nii-öelda kattida selle teise jala pealt ja see ei ole nii puhas. Ehk siis kuna tänu sellele, et ma olen ennast ülihästi, mu keha tunneb ennast ülihästi ja nagu põhimõtteliselt mitte midagi ei valuta, siis ma olen saanud nagu joosta täpselt teha seda, mida ma tahan. Ja nii jalgpalli mängida on ülilõbus ja ei, mul läheb hästi. Okei, aga kuidas, noh, ma eeldan, et on ju, nagu sa tegelikult viitasid ka sellele, kõige suurem muutus sellest, kui sa tulid eelmine mai, on ju, millal sa jõudsid sinna esimest korda, on ju, praeguseni on see mängu lugemine ja see kiirus, kas see kiirus hakkab aeglasemaks minema, on ju? Jaa, kindlasti. Ma räägingi nagu enne oli see, et nagu eriti, ma räägin just nagu radade jooksmisel ma olen alati tundnud ennast nagu hästi, mul ei ole sellega väga kunagi probleemi, aga just need blokkimised ja need formatsioonid ja need play'd, sest Eestis, kui ma mängisin, siis me ei teinud seda üldse. Me tegime täpselt blokkimist nii palju, et ma ütlesin Poomile, et kuule, et mul Ameerika treenerid küsivad blokkimise kohta teipi ja siis Poom oli mulle mingi, et kuule, davai. Kuule, kui me seda play'd teeme, siis mine lihtsalt sinna nurka ja võta see üks vend sealt. Siis meil ei olnud mitte mingit blokkimist. Ja kui ma Saksamaale läksin, siis oli ka algul natukene selles suhtes raske, aga see skeem oli ka selles suhtes nagu ikkagi nii palju kergem. Ja nagu nii kaua, nagu okei, kui sa natukene mingit mähis keerasid, siis nii kaua, kuni sa vähemalt midagigi tegid, midagi blokkisid, oli nagu thumbs up. Aga siin, see on nagu, siia tulles oligi nagu USA-sse jõudes, see oli nagu vaata täiesti teine maailm. Ja algul oligi just see, et ma tean jah, et okei, näiteks kui mul ongi see nagu split flow ja näiteks jah, okei, 4-2 boxes, kus ma tean, et okei, ma pean selle nagu backside linebackerit blokkima ja nii, aga nüüd ongi, kui nad on lambistunud mingi 3-3 stackis, siis mis ma vaatan nüüd ja seal on nagu playsid on nii palju, formatsioon on nii palju, kaitse samamoodi vaata lollitab, vahepeal toovad mingid mängijad, näitavad blitsi, mida iganes. Eks siis see oligi alguses ja kui sa oled juba vaata enne seda, kui pall snapitakse, sa oled juba natukene siuke kõhklev täpselt, mis ma tegema peaks ja siis sa lähed, aga siis on samamoodi, meie Mike Backer kaalub samamoodi 240 ja sul 110-kilone vend tuleb täie pasaga sealt august läbi ja kui sa oled juba enne kõhklev, siis see plokk nii-öelda, et võita see kordus on nagu natukene keeruline vaata. Siis just nüüd ongi see, et ma nagu mäng tundub aeglasem ja et ma olen nii palju nagu enesekindlam ja ma saan nüüd palju paremini aru ja ma tean täpselt, mis teeb. Pluss mu tehnika on läinud nii palju paremaks, kuidas ma täpselt et ma kasutan enda kõiki korke, kõik on maas, kuidas mul kõik jalad ja kuidas mu käed liiguvad, puusad, kõik asjad. Et see annab nii palju juurde, et mul on nagu blokkimine tundub nii palju kergem nüüd. Ja ongi tänu sellele ongi, et ma räägin, kui ma olen nagu, kui meil on need grade reportid ja asjad, siis mul on väga-väga vähe miinuseid, ainult praegu plussid. Sa näed coachingu gradingu, kas sa grade'ivad kõik play'd iga trenn või? Jah, meie positsioonitrennid ja grade ib absoluutselt kõik play'd iga trenn väikeste mingi notide ja asjadega, mis on ka väga nice. Saad täpselt teada. Huddle'it kasutate ikka veel või? Ei, me oleme katapuldis. Katapult on teil või? Okay. Nad ütlesid jah, et nad on siin USAs rääkinud. Mulle iseenesest meeldis see Huddle'i client nagu nii-öelda rohkem, aga nad kõik on öelnud, et Huddle on high school'ile.
ja mingi asju. Me kasutame katapulti, sest meil on meeting room'ides on vaata need puldid ka, millega saab seda nii-öelda teipi reguleerida ja asju. ja. Aga lihtsalt loll on see, et ma ei saa katapulti, ma ei saa arvutisse, ehk siis ma pean telefoni pealt, kui ma tahan ise vaadata, ma ei taha meeting room'i minna, siis ma pean telefoni pealt vaatama ja see on nagu süsteem natukene. See on veits jama jah, telefonist nagu ma tahan ka suurele ekraanile saada ja siis ribandid ja värki, okei. Aga nagu selles suhtes ma saan facility'sse minna ükskõik mis hetk ma tahan ja meil on minu tight end'ide ruumis on meil suur projektor, nii et ükskõik kuna ma tahan vaadata ja ma olen facility'st. Mu korter oli umbes 10 minuti kaugusel, aga mu maja on nüüd mingi 2 minuti kaugusel, et see ei ole üldse probleem. See on nagu väga raske, kui sa kohale ei lähe. See on nagu keeruline aina. Aga kuidas siis siiamaani, kuidas coaching, sa rääkisid peatreener on hea, aga kuidas siis positsioonitreeneriga on nagu ja ründekoordinaatoriga on nagu hea suhe või kuidas see on olnud siiamaani? Meil ründekoordinaator on ei saa midagi öelda selles suhtes, et ta on kindlalt nagu ka, on aru saada, et ta teab, millest ta räägib ja selles suhtes on nagu kerge enda coaching'u kuulata ja ta oli ise ka väga hea mängija ja ongi vahepeal nagu, sest ta oli muidugi QB-de abitreener, vaata, aga eelmine aasta treenis. Ta oli niimoodi, et kui ta ise college'is mängis, siis ta mängis QB-d ja wide receiver'it. Ehk siis normaalne atleet ja ongi vahepeal nagu üllatusena, vahepeal kui ta läheb meil quarterback'ide peale läheb nagu veits närvi, sest nad teevad midagi valesti ja siis ta võtab ise selle palli, näitab, kuidas visata, paneb vilisevaid palle viskab otse kätte, nii et vaata alati on, ma isiklikult tunnen, et alati on vaata kergem kuulata mingit meest, kes tal on mingit tõestust näidata, et ta on kunagi seda asja õigesti teinud, vaata. Aga lihtsalt temaga on see asi, et ma ei tea seda, kuidas eesti keeles viisakalt öelda, aga ta on valge mees. Ta on valge mees, kes on pärit mustade meeste juurest, ehk siis ta on valge mees, aga ta on nagu väga must. Ehk siis ta, kuidas ma ütlen, nagu mitte midagi nagu imelikku ja asju, aga ta saab kindlalt nagu, ta on kuidagi natukene rohkem süvendanud siis kõikide nagu meie musta receiverite asjadega, ehk siis algul ma kartsin, et ta ei taha võib-olla meid tight end asju nii väga kaasata, sest oli wide receiver'it treenida, ta on nendega nagu vaata mingi väga close'i asju, aga ei ole üldse niimoodi olnud. Me mängime 12 personelli ja kõiki asju. Ja samamoodi positsioonitreener on ka praegu kindlasti ootuseid siis ületanud või eeldusi ületanud, et algul ma kartsin, et ta võib-olla ei tea väga palju tight endidest, sest ta ise mängis safety't ja nii-öelda oli siis nii-öelda kaitsetreener. Aga kõik tehnika asja, mida ta õpetab, ma ei ole mitte kordagi veel tundnud, et näiteks kui ma Saksamaal olin ja Saksamaal mingid sellised ülepõlve treenerid, kes mul olid, vahepeal õpetasid mingeid asju, mis ma olin juba varasemalt USAs õppinud ja teadnud, et see, mis ta räägib, on nagu lihtsalt väga vale. Siis oli alati raske kuulata, eks siis ei ole sükseid asju praegu olnud. Pluss on vaata see, et ta oli eelmine aasta nagu, ta oli ründes, ta oli nagu suur roll play'de asjadega, eks siis ta teab meie playbook'i väga hästi, ta teab täpselt meie kõikide option radade kohta, ta oskab nagu meile nagu kõike seda süsteemi õpetada väga hästi. Eks siis praegu on üks nice. Ja sul endal playbooki, no kuna on suurelt teod sama playbook on eelmisest aastast, on ju sama sarnane skeem, on ju, vähemalt basic on sama mõeldan, on ju. Sarnane skeem, sarnased play'd, rohkem play'sid, aga on see, et palju play'd on lihtsalt niimoodi, et nimed ja kätesignaalid on ära vahetatud ja muudetud. See on nagu lihtsalt, algul eriti oli see, et meil on nagu nii palju signaale oli, mis tähendasid mingit play'd eelmine aasta, mis on nagu tuupisid pähe ja mis sul oli nagu nii peas sees. Ja nüüd on nagu sama signaal, aga täiesti teine play. Nii et ma olen esimesed paar trenni kindlalt oli sellega hästi natukene mähkimist. Aga te peate ju muutma kätesignaale suht nagu OECS ka, on ju, seda hakatakse muutma, on ju. Ja ongi peale hooaega, ilmselgelt vaata aru saada, sest vastastel on siis nii kaua aega nii-öelda välja uurida neid signaale, aga ongi. Hooaja siseselt muudetakse ka kõike seda, sest meil vahepeal näiteks juhtus ka osasid asju, kus mingi receiver või midagi keegi ei kuulnud seda signaali. Ja siis niimoodi oligi treener samal ajal või nagu ongi need signaali näitajad, kes näitasid signaale, siis karjusid ka selle signaali samal ajal ja siis kohe saadi põhimõtteliselt teada, mis plays on, nii et kõik muudetakse ära jälle.
see on see male pool Ameerika jalgpallis, et siis nagu kolledžis, oota, aga tegelikult kolledžis nüüd on ju headset, aga te kasutate hand-signaalid, on ju? Ei, meil on ka headset, aga reeglid on samad, et platsi peal tohib olla ainult üks mees korraga headsetiga. Ehk siis meil on quarterback headsetiga ja meil on middle linebacker headsetiga. Aga teil pole huddle'id siis ründes või? Täiesti no huddle mängime. Me mängime täiesti no huddle, täiesti üleni kätesignaalide pealt. Formatsioon näidatakse kätesignaaliga, play'd, kõik asjad tuleb kätesignaalide pealt. Ja neid on palju. Ja kätesignaalid ja see kaitserünne üritavad aru saada, mida tähendab kõik see pool nagu. Küsin Michigani käest, miks Jim Harbaugh sealt ära läks, aga seal neil oli väga advanced level, aga see on Ameerika jalgas alati olnud, et nad üritavad vaadata nagu see nädal, kui sa mängid, nagu coach'id vaatavad neid hand-signaalid, proovid kokku panna, aga jällegi sa pead esiteks sa pead selle väga kiiresti reageerima reaalselt mängus ja teine asi on see, et nagu lõppude lõpuks, mis vahet, kas sa isegi tead, mis sealt tuleb, aga kas sa suudad peatada seda, vaata, et nagu see on nagu kõik, see on nagu see vinge pool footis minu meelest on ju. Jah, selles suhtes play'd teada on ilmselgelt vaata eelisega ongi selleks, meil ongi niimoodi, et meil oli neli meest, kes näitas signaale. Niimoodi, et neil olid nagu erinevad värvi mütsid peas ja ainult üks mees ja meil olid nagu erinevad reeglid. Ja isegi nii, et kui me läksime näiteks nagu meie treener rääkis, ta on teada, et nagu ULM, kelle vastu me mängisime, et nad on nagu nad on tuntud neid signaale varastama. Ja nagu nad jälgivad kõik asju, näiteks kui me lähme huddle'isse, sest enne seda, kui me lähme platsi peale, siis tuleb ikka vaata huddle. Nagu ainult esimene play tuleb siis huddle'ist ja nad nagu jälgivad tornidest, et näiteks see quarterback, kes seisab nagu koordinaatori kõrval või see vend, kes mütsiga seisab koordinaatori kõrval, võib-olla see vend on live kõiki asju, nii et meil olid igast lollitamiskeemid. See vend, kes meil tegelikult siis nii-öelda see drive näitas signaale, seisis üldse kusagil eemal. Mingid teised vennad olid kõrval, vahepeal me läksime niimoodi, et teatud inimene on live, siis vahepeal oli niimoodi, et teatud müts oli live, nii et nad keset drive'i vahetavad mütse, nii et kogu aeg pead olema täiesti lukus, et kes siis päriselt näitab signaale ja teised 3 meest näitavad mingi täiesti teisi signaale, suvalisi asju, vaata. Ja siis sa arvad, et Ameerika peale räägime macho sport, nagu räägid füüsiline ja värki. Ei, on küll, aga see mentaalne pool on nagu söge tegelikult. See ei ole ühegi teise spordiga võrreldav isegi, kui palju seda tuleb, sest et suurem osa spordid on free flowing, vaata ikkagi lõppude lõpuks. Aga ma tean, sa pead vaikselt siit ära minema ka, aga lõpetuseks me teeme, ma arvan, enne hooaega järgmise, sest rutiin on juba iga pooled aastad, teeme Petersoniga, et siis saame rääkida suvest ja enne hooaega ka, on ja. Aga kuidas vibe praegu meeskonnaga, et nagu, kes su quarterback üldse, ma võtsin rosteri lahti, kes on teil puhas number 1 või on teil competition? Ikka veel on competition. No eeldatult on praegu nii-öelda see starting on Quinn, kes on number 10, see sama mees, kes oli eelmine aasta, ta on 2 aastat olnud nüüd number 2. Okay. Ja eelmine aasta vaata, kui Colton ei mänginud enam meie starting quarterback ei mänginud seda pooli mängu, siis tema mängis terve mängu ja me võitsime selle mängu, vaata. Ehk ta on ainukene mees, kes on siis juba siin tiimi eest midagi teinud ja ta tuli sisse ka eeldatavalt niimoodi nagu number 1-na. Aga meil toodi üks teine mees, Jackson, ta kannab number 2, ta on Power 4 transfer. Washington State'ist. Ja ta mängis Washington State'is eelmine aasta, minu arust oli esimene mäng, kus ta viskas mingi 280 jardi ja mingi 4 touchdowni. Aga ongi asi selles, et nad on väga erinevad. Sest olenebki arvatavasti, et see tuleb sellest välja, mis tüüpi siis, kuidas me tahame mängida, sest Quinn on väga sarnane meie eelmise aasta quarterbackile. Nagu Quinn, kes meie see quarterback, ta on meie tiimi teine kõige kiirem. Ta on nagu väga kiire, nagu ta on väga... Ta on nagu jooksev quarterback. Väga, et ta oskab nagu väga joosta. Aga Jackson selle eest on jookseb nagu Tom Brady. Ta on nii passer, kui ta jookseb, full pocket passer. Aga viskab palli hästi. Aga samas, kes siiamaani ma näen vahepeal saab ühtedega kordusid, on number 4, Ryan Huff. Minu arust on ta ka väga hea, tal on väga hea potentsiaal, tal on nagu väga hea, ta on nagu täpselt quarterbacki mõõtu ja ta viskab kindlasti nendest 3 kõige paremat deep balli, siis nagu sügavat, kauget palli. Nii et
praegu on täiesti, need 3 meest on kindlad praegu, võitlevad kõik samamoodi enda positsiooni eest. Okei, aga kes sul on meeskonnas, sest mõnede nimedega võiks tuttavaks ka saada, siis kui me vaatame su mänge, siis teame, keda vaatame. Kes on meeskonnas kes on su meeskonnas superstaarid, ükskõik mis postal või kes on nagu made man'id seal, parimad mängijad? Peale Karl Petersoni, jah, arusaadav, aga peale sinu. Ma tean meie tiimis kõige parema lepinguga on kaitses number 3, Mario, kes on siis meie safety. Ta tuleb ka nüüd sisse, ta on viimase aasta mees ja ta mängis juba eelmine aasta, mängis väga hea aasta. Tegelikult kui niimoodi vaadata, siis meil on see aasta, meil on potentsiaal mängida isegi veel parem hooaeg, kui meil oli eelmine aasta, sest tegelikult meil mõlemad cornerbackid, number 1 Zion ja number 5 Brandon Crutch, mõlemad väga head mehed. Ja no ründes on nüüd see, et vaata, mul on see ka muidugi, et nagu meil kõik receiverid, kes eelmine aasta olid, nad läksid ära running backidega samamoodi asju, siis nagu raske on öelda, aga no praegu, kes kannab number 1, J.J. Harrell, kes tuleb Mississippi State'ist. Ma olen näinud, et igatahes meie ründekoordinaator üritab teda väga nagu push ida. Ehk siis eeldatakse, et ta on väga hea mees. Ja eelmine aasta, kes väga ei mänginud, number 17, Sydney, kes ta on põhimõtteliselt 6'6 pikk, mingi 2-meetrine receiver. Ta on ka praegu nüüd siin Springbalil väga hästi teinud. Okei, ja tuli jah. Ainukene mees, kes tuleb meil tagasi, kes nagu nii-öelda siis mängis eelmine aasta ründes niimoodi palju ja asju, on meil number 3 ründes, Dev. Lil Dev, ta on meil põhimõtteliselt kõige väiksem mees tiimis, aga nii shifty, et seda nende kätt saada on suht keeruline, nii et loodetavasti tuleb tal ka väga hea aasta. Okei, vaata ma vaatan, ta on ametlikult 5'7", mis see 5'7" on, mingi 170 millegagi. Ma isegi ei tea, kas ta isegi 5'7" on. Okei, eks siis jah, see rosteris kirja on. Kiki Marvakil rosteri selle mõõdud pannud kuidagi. Puutsad on all ka, ja jookseb väga niimoodi, et ta ei karda kontakti ja mitte midagi. Ta oli eelmine aasta meie punt returner ka, vaata. Okei. No ja sa oled ka siin, ma vaatan rosteris, sa oled alles 232 ka, see on siis see, mis oli aasta, kui sa tulid sinna, see veitu. 232 oli ja siis põhimõtteliselt suvel, kui ma just siia jõudsin. Mingi 10 poundi kirja. Kolledžis ei pea tegelikult seda täpselt tegema, et seal mõnikord on, osadel on freshmani weight veel, kui nad tulevad, on ju. Aga sinu number, jätad 88 peale, see aasta on 88, on ju, aga kas seal tuleviks muidu on plaani muuta või kui juba on, siis las jääb? Ainukene number, mille peale ma arvan, ma muudaks on tagasi 8 peale, millega ma mängisin Eestis ja Saksamaal. Tagasi 8 peale, aga samamoodi see, kes meil on praegu ründes number 8, Josh Rodriguez. Selle mehe käed on nagu, püüab palli väga hästi. Meil on X-Division 1 arvatavasti, FPS levelil Division 1 ongi nii, aga meil on nagu iga positsioonil on nii palju talenti, et ainukene asi, mis on, mul on siuke tunne, et üleüldises pilles on tiim palju parem kui eelmine aasta. Eelmine aasta lihtsalt oli see, et meie ründeliin oli kõik 5 põhimõtteliselt seeniorit üli nagu lähedalt ja see asi andis meile palju juurde, aga praegu näeb ka nagu praegused uued mehed tunduvad ka väga head. Nagu meie left tackle on 6'8" ja liigub nii kuradi kiiresti, et mis see 6'8" on, ma vaatan. 2.03. Jah. 2.03, eks siis kõik näeb väga hästi välja ja tuleb just vaadata, kuidas me siin kõik asjad kokku saame, aga praegu tundub kõik väga hea. Okei, no see on hea, aga noh, lõppude lõpuks meile siin väikses Eestis on ju, me võime põhjalt sellele meie poisile on ju, et nagu loodame, et sul läheb, loodetavasti sul läheb hästi, et sa saad ka mänguaega ja me näeme seda järgmist sammu edasi, sest et teine asi ka, et nagu see on protsess, see võtab aega, see on põhjusega, nagu sa ütlesid, sul on Division 1 tasemel, sul on sinusugused freaken, vaata igal positsioonil kogu aeg, neid tulevad uued peale, nagu sa just ütlesid ka, on ju. Et see on tavaline asi, et see competition ja lõpuks parimad tulevad nii-öelda tõusevad vee peale, on ju. Et thanks tegemas seda, et me hoiame kindlasti põidlad pihus, et sul hästi läheb, et knock on mood, et terve oleks ka, on ju. Et siis kõige tähtsam asi.
ja Muidugi. ma arvan, et teeme sügisel enne hooaega ühe veel, et siis vaatame, kuidas on camp läinud ja kuidas üldse siin suvele läinud. Tuled Eesti ka mingi aega suvel või? On plaanis küll loodetavasti. Mul on praegu lennukipiletid muidugi maru hilja ostetud, aga mu eksamiperiood, ma vaatan kalendrit, mu eksamiperiood tegelikult lõpeb 13. mai. Ja, aga meil jalgpall lõpeb iseenesest, trennid lõpevad umbes 24. aprill. Meil on ainult nädal aega veel peale springballi on trenne. Siis kui ma saaksin eksamit tegelikult natukene võib-olla varem teha, siis ma saan võib-olla varem Eestisse tulla, sest tagasi ma pean juba olema enne Memorial Day'd, mis on umbes 24. mai. Ehk siis ongi, kui ma alles mingi 15 lendaks, saaks põhimõtteliselt ainult vaata mingi nädalakese, mis oleks natukene selline kehva, siis ma juba ju reisin nii pikalt. Aga kui ma saaks juba aprilli lõpus tulla, siis ma kindlasti tulen Eestisse ka, jah. Okei, et siis võib-olla näeb Petersoni flagi trennis või kuskil ka astub läbi, tuleb kohale Titansi mängule või midagi ka, sest et tegelikult Titansi mäng ka, kui ma eksi, on ju. Et võib-olla näete ise ka Petersoni kuskil tulemas. Aga igal juhul, trennen tuleb nüüd või meeting, mis sul on? Mul on meeting, meil täna esmaspäevad ja kolmapäevad on meil jõusaali trennid praegu ja siis on alati 2 tundi on filming session. 2 tundi järjest filmi vaadata. Lahe, aga seda sa pead tegema selle tasemel, et tahad hästi mängida, sul on vaja seda, on ju. Aga igal juhul edu ja räägime siis sügisel, aga tänaseks on siis kõik. Tšau! Aitäh, tšau!